Nii, kuna siin on jällegist ala lõpmata tekkinud küsimust, kuidas siduda putukat inlineri või siis kas või tava Ameerika landi ette libiseval kujul. Ma ei tea küll, mis see on, et inimesed selle video ära unustavad, aga kordamine on tarkuse ema, on ju. Siis peafloroks või mille peal meil see lant liigub, nagu eelmises videos sai mainitud, on niisugune miinimum 0,4, 0,45 või 0,38, on ju, alla selle me ei lähe. Putuka me seome jämedama lipsu peale, et ta jääks niimoodi eemale hoidma. Selleks võiks kasutada mingit niisugust 0,5 lipsu. Ja kuidas see asi siis välja näeb? Võtate enda selle fluorokarbooni, mille peale on teil inliner seotud. Võtate putuka lipsu, võib-olla siin musta tausta peal on natuke parem. Siis jätate selle pikema osa, mis niimoodi taevasse jääb vaatama, siia niimoodi tolknema pikemalt. Panete nad kohakuti oma vahel ja võtate selle putuka lipsuliini, tekitate niisuguse aasa, kaks liini on kohakuti, aas, ja hakkate siit aasast läbi panema 1, 2, 3 ja 4, sest me kasutame jämedamat liini, kui muidu, siis ei ole neid kerde vaja palju teha. See tuleks nüüd tegelikult märjaks teha, aga me ei hakka siin seda tegema. Siis saate endale niisuguse sõlme siia liini peale ja nüüd kui vaadata, siis see liigub edasi-tagasi, hop, hop. Nii, seome selle putuka siia külge, siis on parem võib-olla vaadata. Ja putukat me ei seo kunagi kinni jäigalt, sest muidu ta lihtsalt ei mängi naturaalselt. Selleks me kasutame Rapala sõlme, tekitate samuti siia pauna, sihuke paun. Nüüd võtate putuka, panete ta niimoodi siia pauna ette, pigistate siit eest kokku ja teete siia pauna ette 1, 2, 3 tiiru. Ja nüüd on oluline panna see nii-öelda jäägiosa siit mõlemast paunast läbi. Hop. Tõmbate kokku. Putukas jäi lahtise pauna peale. Ja nüüd ta vees mängib naturaalselt. Kogu see asi peaks välja teil nägema niimoodi. See lipsu osa küll jäi liialt pikk, see võiks tegelikult olla niisugune mingi 5-6 senti pikk, siis see putukas ei kuku nagu siia alla välja. Ja tavaliselt kasutatakse kergemaid putukaid ka. Ja nüüd on see moment, et kui kala külge läheb, siis putukas jookseb landi juurde välja, lant ei takerdu kuskile põhja kinni ja saate kala ilusti kätte. Kuidagi nii võiks see asi välja näha.